esimesed reisijad Folgilavka bussi peal proovisõidul. Kuidas on? Kuidas on? On vahva? Meeldib? Natukene kahtlane on. Nii, bussijuht väitis, et bussijuht on meil Sulev. Ütles, et kiirus spidomeeter näitab lausa 80 või 100, aga tegelik kiirus siin üle 30 küll meil kindlasti ei ole. Tuled kõik töötavad, täna küll pillimehed puuduvad meil, aga no kuidas Sulev sõit välja tuleb siis? No, küll näe. Nagu esimest korda rooli. Ma hüppan välja ja tõukan. Aga küll ta üles läheb haavetas. Tahab harjumist. No ta pole vist väga ammu ka sõitnud see poiss. Ta on meelest ära läinud. Jah. Jube vahva. 76 aastat tagasi, kui ta sündis, siis ei olnudki veel sihukest kiirust nagu 80. Asfaltteid ka ei olnud. Aga numbrid on uhked, kui spidomeetrit vaadata. Ikka üle 100 läheb juba. Ja. Praegu tahaks tegelikku kiirust teada. Tegelikku kiirust on väga hästi teada. Mul on äpp olemas. Näitab kohe kiirus. No vaatame, kas... No igatahes tähelepanu me võidame selle bussiga kindlasti. Ja tuletame siis meelde, miks me sellise uunikumi oleme Maanteemuuseumist välja ajanud, et 4.–5. mail vurame selle vahva bussiga ringi mööda Lõuna-Eesti teid 24 tundi. 49 on väga kiirus. Ohoh, kuule, me oleme väga kiired. 44. Kuule, aga see on ju väga uhke. Niimoodi me jõuame ikka 24 tunniga selle tiiru Vanale, Võrumaale ja Setomaale peale teha, et... Aga sõidame kaugemale, vaatame. No vaatame. Vaak paistab täis olla. No kui meil kütet on, siis... Vaatame kaugele me jõuame. Nii, ja reisijad, olete rahul või? Meeldib? Olete varem ka nii vana bussiga sõitnud? Kas tohib küsida, kui vana meil bussijuht on? Mis aasta välja laseb? Noorem kui see buss, jah? Jaa. Ikkagi, mis sa siis on? See oli 42. 42, 58. No võt. 16 aastat, et mina oli juba täitja. Jaa. Mina alles sünd. Oi, nüüd on juba ikka väga kiired kiirused. 53-ga vurame sellise uunikumiga. See on ikka väga uhke. Jah, pillimäng on veel praegu puudu, aga... No isegi raadio on pealt, vaata. Ei tea, kas ta mängib. Aga antenn on küljes, et äkki ta mängib. Kes oskab käima kohe. Kohtumiseni 4.–5. mail leidke meid siis ühest nendest kohtadest, kus me peatume ja kontserdi anname ja kokku üle 100 muusik on meid siis vastu võtmas erinevates peatuspaikadest.